Matš toimub amatöörreeglite järgi kehakaalus 77,1 kilogrammi. Matši pikkus 3x3 minutit. Muide, mehed kohtuvad omavahel juba 4. korda. Seni juhib eestlane 2-1. Algamas matšis on teie ees Adomas Alanas Rasma ja Ron Andros Selter. Matši vahekohtunik Ergo Reinvald. Oli Ergo Reinvald uuesti meie puuri kohtunikuks. Nagu Marko ütles, siis mehed kohtuvad 4. korda, praegu on siis 2-1 eestlase kasuks. No nii, siin on tõesti juba mehed hästi tuttavad omavahel, nii võib eeldada, et alustatakse kohe suht kiiresti. Väga pikalt siin tunnetada ei ole vaja. 2-1 peaks siis olema Ron Andro ees justkui. Et sellist tutvumist väga ei ole. Ei ole. Parem sirge Adomassi poolt. Väga ilus liikumine Ron Andro poolt juba sisse välja, küljelt küljele ilusti. Varvaste peal. Käed ilusti üleval. Just enne ütles väga naljaka kommentaar, et Ron Andro, et välimuselt täiesti tavaline poiss välja, ei teakski, et ta on nagu killer. No jah. Siin on seda kogemust lihtsalt jälle nii palju, et 17-aastane ja lihtsalt üle 40 matšina. 6-0 selle täiskasvanute amatöörrekord siis Ron Andro, et see on päris ei, siin maade peaaegu on alla. Mis lahendus oli ja käe lukku? Käsi on seal ohus küll. Adomas otsib käe lukku, selline Ronda Rausi olukord. Nii, okei. Ron Andro neutraliseeris ära selle. North-South viskab ikka siin jalga üles. Jällegi oleme tegelikult siin alistusrünnaku ohus meie nurga alt ja kaamera nurga alt ka ei näe. Nii, kolmnurk. Jälle käsi ikka ohus. Tuleb jälle ja kolmnurk on peal ka. Astub ilusti üle, teeb siin head tööd. Laia käsi on kohus, keeras küünarnukki ära. Oi, kui ohtlik. Väga jonnakalt siin, aga jalad on ikka veel koos. Ron Andro on saanud enda jalad ka üle pea, et see mingil määral justkui aitab sealt põgeneda, aga pinge on seal ikkagi korralikult peal. Näha on, et see peanupuk on veidi punane ka, midagi kerget siin ei ole, aga suuremast hädast kaitseb ennast selle jalaga siin praegu. Oi, kui ohtlikus olukorras on siin Ron Andro Selter, asi on nii-öelda viigile 2-2 praegu lähedal. See malemäng, mida nad siin Kringlis praegu mängivad, on päris haige. Mõlemad tegid väga õigeid otsuseid millisekunditega. Siin oli siuke Tõmbab kukalt ka siin, et üritab ikkagi seda kägistusega praegu lõpetada. Ja nüüd läheb käelukku tagasi. Küünarnukk on peaaegu väljas, tõmbab seda sisse tagasi. Ron Andro sai välja. Ja käelukku tagasi sisse ja patsutas. 2-2. Ja väga visalt siin ründas jälle ja jälle nende alistustega ja päris hea töö tegelikult lukumaadlusfaasis. Siin oli nii palju nüansse, mis tegelikult toimus, et... Ma hakkasin ka siin natuke vuristama lihtsalt, aga jaa, tõesti palju toimus. Väga palju toimus. Seal see viimane vahetus, kus see käelukk läks peale, siis tegelikult Ron Andro otsustas jääda sinna positsiooni nimel võitlema. Tegelikult seal korraks üks hetk oli, kus ta oli väljas, oleks võinud täiesti eraldust otsida, aga... ta läks sinna kontrolli valikule, et tahatis kontrollida. Ülivisalt ikkagi ja Toomas ka, et tegelikult Randmes see olukord oli justkui läbi. See koht, näed, küünarnukk on põhimõtteliselt väljas, see tavaliselt on allandmise koht. Aga ikka, jalg oli pea taga, sellega ta sai mingil määral ka kontrollida seda distantsi. Ja Randmes oli ka kinni nagu abi. Ja kui esimese käe luku rünnakuga Ron Andro keeras selle pöidla allapoole küünarnukk. Matši võitja, winner of the match. Käelukuga Adomas Alanas Rasma, Leedu, Lithuania. Lukumaadluses siin enamuses olukordades oli ikkagi siuke veerand sammu kogu aeg ees vaata ja lõpuks sai kätte ka.